Tere, mina Maris siin ja ma mõtlesin, et võiks rääkida natuke ka numbritest, sest ma õige pea lähen ka podcasti, mis on selline numbrite põhine. Ja kui sa oled lugenud minu raamatut Apollonia lugu depressioonist ärkamiseni, siis sa tead, et see raamat on tegelikult üpriski pungil numeroloogilistest sellistest eurakatest, et mis võivad aidata sul avada läbi minu loo siis ja minu lähedaste mingite numeroloogiliste huvitavate dünaamikate. See võib avada ka sinul mingi avastamise oma numeroloogika dünaamikates. Ja tegelikult see raamatus mul on üks lugu veel välja jäetud, kuidas ma üldse sain sellise täiesti algselt numeroloogilise sellise aha-elamuse, kus see kõik alguse minu puhul sai. Aga võib-olla ma räägin sellest seal podcastis, nii et ole valvel, varsti jagan ka siin lehel seda arvatavasti. Jagan seda linki või siis lausa videot ka siin lehel, sest minu lehe vaatajad, kuulajad ja lugejad on tegelikult numeroloogia huvilised. Üpriski. Aga jah, et seal ma võib-olla ka räägin, kuidas minul üldse alguse sai, kust mina õpin, mis mõjud. Numeroloogia on suur ja lai maailm, seal on ka erinevad õpetused ja õpetlased ja suunad ja viisid. Ja võib-olla ma räägiksingi seal siis täpsemalt selles osas, sest tegelikult minu elukutse ei ole ainult numeroloogia, küll aga ma kasutan seda oma igapäevaelus, see on mu elustiilis, päris suurt rolli mängib. Ja mis veel, ta aitab mul mu kliente mõista ja mu klientidel iseendid mõista ja iseendi elus toimuvat mõista. Numeroloogia minu jaoks on päris selline meesenergia dünaamika ikkagi, ta on päris konkreetne. Sellepärast ma ütlengi, et ma ei ole liiga numeroloogiale keskendunud, süvendanud ainult selle suunale. Ma olen see holistiline, kus on nagu kõik põhimitud. Ja ma vaatan mees- ja naisenergia tasakaalu. Kui ma vaatan numbreid, see aitab mul lihtsalt meesenergiat tuua oma töösse tasakaaluks, konkreetsus selline. Ja nagu me teame, numeroloogias enam ei ole, vaata kõik paljud on need, kes numeroloogiat võib-olla ei ole süvenenud väga palju, mõned suhtuvad sellesse kriitiliselt. Ka mina olin varem, et numbrid ei sellepärast, et matemaatika on ju, aga see ei ole üldse sellega. Siin on nagu loogika ja müstika koostööst numeroloogia selles, et pigem on numeroloogia minu jaoks nagu ürgne teadmine, ürgsed sümboolsed sõnumid. Just nagu mõne jaoks on kaardid, siis tegelikult on samamoodi ka numbritel väga suur selline omad sõnumid ja nii-öelda sümboolne tähendus. Ja just nimelt sõnum, sõltumatu sõnum, eks ju. Ikka ühtne keel on seal, sümbolite keel, numbrite keel on päris ühtne. Isegi erinevad koolkonnad, ikkagi nad teavad, mis on 3, 8, 9, on ju mõjutus. Et seal on mingi baasteadmised, mis on magic. Ja me teame kõik, et numeroloogia ei ole ammugi enam, nagu on pilgatud võib-olla mõned, kes ei ole väga süvenenud sinna teemasse, on pilganud, et inglinumbrid, et need triple numbrid. Ja mina ka vaatan neid ja mul on lõbus ja tore ja ma soovin, kui ma näen mõnda. Küll aga numeroloogia ei piirdu ainult nendega. Ja see tõstab tuju, vaata, juba ma naeratan, on ju. Ja tead, see tõstab tuju ja see tõstab vibratsiooni ja sellel on mõju. Nad võiksid ka proovida, kes on pilganud, nad võiksid ka proovida natukene, sest see tõstab tuju selle asemel, et olla selline rahul olematu ja kritiseerib võib-olla kõige suhtes. Vahel tasub olla mänguline, aga kindlasti numbrid võivad olla mängulised,
aga neil on ka ikkagi oma kindel baas, ürgne teadmine, vibratsioon on iga numbriga. Ja ma olen tähele pannud, et veevalaja ajastul, kuidagi uuel ajastul numeroloogia kogub populaarsust ja mitte trendi mõttes, vaid solid teadmised uues ajas kuidagi siin on seotud. Miks? Sest uus aeg on väga energeetiline ja numbrid kannavad energiaid, vibratsioone. Ja see aitab meil mõista ja suhestuda sümboolsete energiamaailmaga ka. Ja aitab meil mõista kogu tervikut. Ja seda uus aeg tegelikult ju nii-öelda. Ma ei ütleks, et nõuab, aga kes seda mõistab, et see aeg on selline, selle läheb kuidagi liueldes kõik. Et ja ei ole nii keeruline. Jah, et sellises podcastis nagu või lehel, võib-olla sa tead juba, sest päris mitmed minu kliendid või minu püsiinimesed, kes on minu juures aeg-ajalt ikka tulevad aastaid juba, nemad on siis mind soovitanud ja mulle soovitanud ja ühesõnaga erinevaid teemasid. Et see on siis numbrite keel, selline lehekülg, Merike on seal. Ja ma vaatan ka Merike videosid ja tal oli üks video täiesti randomly popped up sellisel teemal nagu number 9, et kui selles edukuse koodis või kuskil on nagu palju 9-said koos, näiteks 999 või lihtsalt 9, et mõndadel sellise koodiga numeroloogiaga inimestel on siis teema, et isegi kui nad on kellegiga koos, siis nad tunnevad ennast väga üksinda. Ja tihtilugu nad on ka üksinda. Et kuidas, seal oli vist isegi palve Meriksel, et kuidas aidata selliseid inimesi, kes niimoodi tunnevad ja kellel on see kood, paratamatus on see kood, eks ju, kui selles elus on, siis kui sa teed loodusega koostööd, loodus on niimoodi määranud, paika pannud, kui sa teed loodusega koostööd, numbrid on osa loodusest, meie oleme osa loodusest, kui sa teed sellega koostööd, siis on lihtsalt selline lugu, loodusega koostöös sa hakkad paremini looma ja sa elad küllust teadvuses. Nüüd ongi võimalik sellel 9 või 999 inimesel, kellel on selline kood, edukuse koodis või niimoodi nagu selline ka energiamuster juba tekkinud, eks ju, siis tal ongi valik, kas ta elab puudusteadvuses ja kogu aeg terve elu keskendub sellele, et ta tunneb ennast väga üksildasena ja üksikuna ja kurvana selle tõttu, jääb sinna kinni. Või siis ta hakkab uurima numeroloogiat, mis selle taga on ja kuidas see enda heaks tööle panna. Just nimelt, sellepärast ta jõudis ka Merikese juurde. Vitamiinijook. Multivitamiinijook. Fennelseemnetega, kus juures vesi on. Googledasin täna, miks see hea on. Kuidagi nagu tahtsin proovida. Ja tõepoolest number 9 on, hinge tasandil on see vanem hing. Aga number 9 numeroloogias ka lõpp, millegi lõppring. Numeroloogias on number 9 ka sportlik number, ehk siis selline eesmärgid, saavutused, tipu suunas minemine ja päris palju ka hermiidi energiat tuleb siin läbi, kui võtta arvesse ka taro sümboolika. Ehk siis on tõesti individuaalsus, eraklikkus ja ma leian, et see on sellepärast, et väga suur sisekaemus on läbi kogetud, elatud kogemuste selles elus või läbi elude. Sellepärast on see nagu inventuuri aeg nii-öelda. Inventuuri aeg ehk võib olla viimane elu ka siin maa peal. Et võib-olla minnakse pärast seda edasi kuhugi teisele planeedile, dimensiooni ja nii edasi. Võib-olla ka korratakse. Number 9 võib juhtuda ka, et võib olla selline kas hüljatus või hülgamine, mingi eelmise elu selline muster.
kui keegi tahab siin öelda, et Maris, et sa räägid väga palju hüljatusest, et kas sulle endal on, siis tegelikult ma olen väga palju rääkinud nendest hingehaavadest ja kuidas sellest vabaneda. Selline raamat on isegi, kuidas see täpselt oligi, et ravi terveks oma hingehaavad ja leia oma tõeline mina või midagi sellist ja see on prantsuse kirjanik. Ja mina olen selle kirjanikuga selles mõttes samal meelel, et ka mina vanema hingena, küll number 8 elude numbriga, aga on see, et ma olen läbi kogenud läbi erinevate elude erinevad hingehaavad, aga see eelmises elus ja selles elus mul on vankumatu hea kontakt oma tõelise olemusega, oma tervikliku minaga. See tähendab seda, et ma tean küll, mis need hingehaavad endast kujutavad, aga mul ei ole ma ei ela seda läbi selles elus. Sellepärast, et ma olen sellest tõusnud kõrgemale ehk leidnud oma tõelise mina juba eelmises elus ja selles elus samamoodi. See on väga hea raamat, prantsuse kirjanik. Ühesõnaga, ravi terveks oma hingehaavad ja leia oma tõeline mina või ela läbi oma tõelise mina, midagi sellist. Väga hea raamat, see on klassika. Ja kui sa nüüd vaatad hüljatuse haava, siis seda näeb ka füüsilisest kehast, see on inimene, kes on väga-väga peenikene. Ja kui sa nüüd mind vaatad, siis ma ei ole väga peenike. ma olen keskmine, eks ju. Nii et hüljatuse haava võib tulla. Ja see 999, see ongi see, et sa võid vaadata ja neil inimestel on eraklikkus, aga neil on vaja ka edasi jagada. Nendele annab puudusteaduses see, kui kas elude number 9 või 999, siis edukuse koodiga on see, kui ta jagab oma saavutusi, jagab oma teadmisi, mida ta on nagu eraklikkuses teada saanud või õppinud või kogenud. Läbi elude isegi. Ta peab leidma selle julguse ja seda nagu edasi kandma, sest siis tal muutub see 9 külluseks pigem, saavutuseks, külluseks, eduks. Ja kurvameelsus hajub ära, sellepärast, et ta jagab seda teistega, kes veel ei ole sinna jõudnud. Ja jagab oma tugevust. Ja hea uudis on ka see, et see on arvatavasti ta on juba nii kaugele jõudnud, eks ju, see on juba suur saavutus ja kas ta elab kellegiga koos, on kellegiga koos või mitte, igatahes ta peab edasi jagama oma teadmisi, oma kogemusi, oma saavutusi ja see võib olla nii vaimses maailmas, aga ka spordimaailmas. Et näiteks oli professionaalne sportlane, aga võib-olla vanemas eas ta saab seda edasi siis nii-öelda treenerina või mentorina edasi kanda. Samamoodi vaimses plaanis. Siin on 2 sorti, 9 on kas vaimne plaan või professionaalne sport. Et siin on see. Minu kogemused näitavad seda. Ja kas ta on kellegiga koos või mitte, tal on vaja seda jagada. See on tema elutöö. Panna see enda elutööks, hingekutseks ja nii edasi, et seda edasi kanda, mitte sahtlisse koguda. Näiteks Louise Hay oli number 9 elutöö numbriga ja tal oli hüljatuse haav. Ja ta tegelikult kahjuks hülgas ka oma lapse kohe sündides, mis oli, mina arvan, et suur viga küll, aga see-eest ta lihvis seda sellega, et ta rääkis inimestele nende sisemisest lapsest ehk täiskasvanute sisemisest lapsest. Siiski oleks olnud täiskomplekt, kui ta oleks parandanud selle vea ka, et ta ei hülga. Isegi kui teda hüljati, et ta ei hülgaks seda oma last, eks. Alaealist beebit. Aga see ongi see, et siin on vaja see muster lihvida. Siin võivad olla ka väljakutsed, et sa ei hülgaks teisi ja et sa ei hülgaks iseennast, vaid et sa võtaksid kõik vastu ja hakkaksid seda elutöö numbrit. Sealt siis sa pöörad selle puudusteadvuse küllusteadvuseks ja tervendad iseennast. Kindlasti loe ka seda raamatut Tervenda oma hingehaavad ja ravi terveks oma hingehaavad ja saa kontakti oma tõelise olemusega. Ja läbi selle hakkad siis looma.
et kindlasti võivad sellel numbril isegi haigused tekkida, kui tema kogub ainult eraklikkus endale kõik need asjad või hoiab endale. Aga kui ta on introvert ja ta ei taha kõneleda, siis ta võib kirjutada raamatuid või pärandada oma lastele mingi teadmine või tarkus või jagada midagi. Ta peab jagama kas kätega või suuga või tegudega. Ja ainult siis on neil kurvameelsus muutub selliseks motivatsiooniks, külluseks ja nii edasi. Ja kui nad on üksinda, ja tihtilugu nad ongi sellepärast üksinda, sest see on nende hingekutse. Nad peavad kõike seda kogetut läbi elude kogetut jagama. Muidu võib juhtuda terviserikkeid, kui sa oled kellegiga koos või kui sa ei ole kellegiga koos. Aga tihti nad on üksinda sellepärast, et neil oleks, ja universum on niimoodi seadnud, et neil oleks võimalikult palju aega pühendada oma elu teiste aitamisele, teiste toetamisele, teiste läbi oma kogemuse, mis oli just tal. Et ta seda kannaks edasi. Et kui ta oleks väga suur rahvamass kogu ümber ja ta keskenduks sellele, siis ta ei leiaks seda oma hinge teed. Aga tal on vaja seda leida ja hakata siis kandma edasi ja kuidagi niimoodi. Andestus kindlasti võiks olla ka ja vaadata ennast kui tervikut. Numeroloogist tahan ma öelda ka seda, et mul viimasel on tulnud teadmine, et number, ma ei ole seda varem isegi tähele pannud, aga number 3 ja number 8, vaata 3 on justkui nagu poolik 8 ja 8 peavad olema ettevaatlikud number 3-dega, nad mõlemad on materiaalsed finantsides motiveeritud või teadlikud. Aga 3, tal on hea nina siis finantsiasjades ja number 8 elude on üldse nii-öelda raha ja küllus. Aga 3 ja 8 on 3 on noorem hing, 8 on vanem hing. Ja tihtilugu, kui 8 ja 3 teevad koostööd, siis võib 3 ära unustada ja see võib kulgeda päris hästi tegelikult. Nad räägivad ühist keelt, nad mõistavad, neil on mõlemal nagu sarnased eluväärtused, võib-olla selles mõttes, eks ju. Koostöö võib klappida, aga selle käigus võivad, kui piirid hajuvad, siis võib number 3 unustada ära ja mitte austada seda, et number 8 on siiski edasi arenenum hing ja ta tegelikult tuli number 3 aitama ja õpetama finantsides. Ja siis võib 3 niimoodi ennast konksutada nii-öelda poolenisti selle 8 külge mingi aeg, kui piirid väga hajuvad koostöö käigus iseeneslikult, kas alateadlikult või teadlikult ja siis ta võib nagu jääda isegi mõttesse, et ta on sama kaugele jõudnud või sama kõikvõimas kui näiteks powerhouse kui number 8 on. Aga siin on see asi, et siin on mõlemapoolne viga see, et number 8 läks liiga kaugele aitamisega, 3 aitamisega. Ta peab andma talle lihtsalt suunama teda ja laskma tal iseseisvalt pusida. Mitte niimoodi, et tõepoolest selline asi juhtub, et 3 nii-öelda kas sulandub või samastub number 8-ga selle koostöö käigus ja tegelikult see juba läheb selliseks, koostöö ei ole enam tasakaalus siis. Küll aga kui number 8 delegeerib number 3 ja nii edasi, vanema hingena, eks ju, tal on rohkem läbi elude kogemusi, palju rohkem, siis see võib hästi toimida, aga alati peab vaatama piire. Seepärast, et number 3 on tihtilugu noorema hingena, võib-olla mõtleb, kuidas mugavalt olla või ära elada, selles osas, et ta konksutab ennast number 8 külge. Et siin peab 8 olema väga ettevaatlikud, et ta aitamisega üle piiri ei lähe ja seaksid oma piire ja kui nad koostööd tahavad jätkata sellisel moel.
et siin on mingi selline seos, mis ma tahan tähelepanu pöörata, et sest 3 on alles poolel teel 8-ni. Tal võib olla hea vaist raha osas, kuid ta peab veel palju pingutama, et jõuda sinna, kuhu hing elude numbriga number 8 on jõudnud. Ja siin tuleb austada seda, et see hing on kaugemale jõudnud ja tema tuli sind õpetama, mitte vastupidi. Tihtilugu 3 lähevad liiale sellega, et nad hakkavad endale kujutama ette, et nad ongi 8, aga kui nad 8-tega koostööd teevad või tahavad olla 8. Ja natukene võib juhtuda siin selline nagu piiride rikkumine, et andmine, saamine, vastuvõtmine ei pruugi olla tasakaalus, kui see koostöö läheb pikale. Aga kui piirid on kohe alguses seatud ja jäetakse selle juurde, et õpetaja ja õpilane siiski, siis võib siit isegi asja saada, sest tegelikult vanemad hinged teevad koostööd ka nooremate hingedega, aga tuleb austada seda piiri siin. Et selline sõnum ka sulle. Üks huvitav asi veel, et ma siin lugesin seda numeroloogia raamatut eesti keeles ja inglise keeles. Inglise keeles tuli mul nime numeroloogia siis 5 ja eestikeelses raamatus tuli 3. Ja nagu ma ütlesingi, numeroloogias on erinevad koolkonnad, erinevad suunad, erinevad viisid ja ma ei ütlegi, et üks on õige, üks on vale. See on alati väga huvitav ja huvitav on see sellepärast ka veel, sest mul see 3 ja 5 on siis kokku 8. Elude numbris on mul 8 ja see ongi see, et nime sellest tuli ka, ühel tuli 5, ühel tuli 3 ja kokku on 8, nii et see ikkagi mängib rolli. 8 on see, kui tal on 3 ja 5, mitte näiteks 4, siis võib juhtuda, et ta ellu võib tulla väga palju number 3-sid ja 5 ka. Ja siis ongi tähtis, et ta saaks aru, et tema on neile õpetaja. Ja õpetajal pead ka olema piirid ja olla selline kaassõltuvusvaba ja seada piire ja õpetada ja kehtestada ja delegeerida selles osas. Et ta oskaks märgata ka, et igal numbril on omad plussid, aga nooremad hinged tihtilugu ei mõista sellist nagu koostöödünaamikat sellisel moel, nagu näiteks vanemad hinged seda teevad. Et seda on tähtis tähele panna ja et sa siis ole ettevaatlik selles osas. Kindlasti mingis osas on nende koostöö väga tulus ja hea, aga on ka ohud, sellepärast, et isegi Ameerika on öelnud, number 3-del on oht ka valetada, varastada, sahkerdada ja nii edasi. Nii et number 8 võiksid olla ettevaatlikud selles osas. Ja number 3 võiksid vaadata ka, et nad saaksid aru, et selliste hingedega kokku puutudes nad on õpilased. Nad peavad veel jõudma sinnani. Seega nad peavad austama oma õpetajat ja tema teadmisi, et ka jõuda nii kaugele. Aga kui sa lähed sellise teadmisega, et ma võtan, siis ongi selline asi, et sa jääd üldse kõigest ilma. On ju, siis nagu teemantiga lükatakse ümber ja võib-olla pead veelgi rohkem pingutama, et üldse jõuda sinna. Ja tasakaalu tagasi. Nii et sellised numeroloogilised asjad. Jah, numeroloogiat on siis mulle õpetanud minu laste isa. Ma räägin sellest täpsemalt võib-olla seal podcastis, aga jaa, et Linda Goodman on siis, mida tema soovitas ja millest me räägime. See kõik läheb sinna ürgsesse numeroloogiasse niikuinii, kuid nüüd võiks isegi öelda, et minu numeroloogia huvi on viinud mind isegi kaugemale, kui minu laste isa on. Et me naeramegi seda, et tema mind nii-öelda suunas sinna ja ma päris kiiresti olen õppinud neid teemasid ja oma töös rakendanud, seda enam see on nagu kinnistunud rohkem. Nii et kui sind huvitavad numeroloogilised teadmised, mingid numeroloogia teemad, siis võta minuga ühendust. Jah, et siin praegu on see 5.5 portaal, maikuu,
no mis numbri, mis võiks olla praegu õhus siis, et kindlasti emade päev on ka selles kuus, võib-olla emade või naisenergia või emaduse energia, kõne, muutused, elumuutused, eks ju, erinevad sellised teemad võivad sind hetkel kõnetada, mingi õpetamine, just nagu ma praegu rääkisin selle 8 ja 3-ga, et kuidas kehtestada, kuidas olla teadlik iga numbri plussidest ja miinustest, et 3 võib minna väga kokki, kui ta on nii-öelda samastunud number 8 koostöös, ta võib arvata, et ta ongi 8. Ja siis ta võib minna üleolevaks, aga ta võib selle võrra kukkuda mitme astme võrra, kui ta sedasi ei austa piire. Et selles mõttes ta peab seda arvestama, et ta võib õppida, aga ta ei tohi niimoodi, nagu ma ütlesingi, 3 on omad dünaamikad, sellised noorema hingena ta võib teha selliseid eksimusi. Nii et jaa, mul on ka ainult 2 vaba aega maikuu kaugseansile, -50% kogu hinnast. 100 euri on siis 2 tundi, et sellist pakkumist ei tule küll tükk aega. Et sellist 2 viimast on veel alles, 2 viimast aega on veel alles, nii et kui sul midagi sind kõnetas, siis võta minuga ühendust ja broneerime. Need on mai viimastel päevadel, oli vist 23 vist ja 31. Nii et tahtsin veel lisada seda ka, et minu 25. mai suur XXL auhinnaloos kõikide minu toodete, teenuste, tasakaalupanuste tegijate vahel lükkub edasi 6. juunini 6626 portaalini. Sellisel lihtsal põhjusel, et ma soovin, et kõik kaugseansi saajad ka oleksid kaasatud sinna loosimängu, pluss võib-olla mu sünnipäeval meil on ka väljasõite. Siin on paar mõtet on õhus. Et siis natukene veel lisaaega teile osaleda. Kõik osalevad. Ja kui sa ei saa siiski endale lubada kaugseanssi, mis on täiega soodukas hetkel, see on nagu super võimalus, 2 aega on veel jäänud viimast. Kui sa ei saa, siis on mul selline pakkume sulle õnnenumbri tasuline video, sinu isiklik õnnenumber, energiakeskust selline meditatsioon ja raha ja külluse afirmatsioonid. Et nendest, need on ka 5 euri on ja tükk. Nii et mingi oli 5 euri ja mingi oli 5,50. Õnnenumber oli 5 eurot ja energiakeskused ja raha ja külluse afirmatsioon oli 5,50. Nii et kui sind huvitavad need teemad, siis ja sa ei saa endale näiteks kaugseansi hetkel lubada, aga tahad näiteks mingit rõõmu endale valmistada, mingit muutust, sest praegu on muutuste kuu, siis see on võimalik. Muutuste kuuga seoses ka Reiki e-kursus on suurepärane võimalus, kus reikit kasutatakse millistes eluvaldkondades. No kindlasti minu eluvaldkonnas inimestega töötajad kõik tänapäeval võtavad lisaks endale reiki kursuse. Minul on see veel eriti mugavaks tehtud ehk reiki e-kursuseks, kus on kõige olulisemad punktid lahti võetud põhjalikult siiski. Aga iluteenustes, meditsiinis, lastega töötajad, lasteaedades ja koolides, nõustamistes, erinevates, massaaž kindlasti seal ka,
aga reigid ja taimedega, aiandus, mina isegi ütleks, et toitlustus. Et ma ei tea, kas seda kasutatakse, aga mina küll soovitaksin. Kas seda tehakse teadlikult või ebateadlikult, aga see aitab sellist luua valgi paremat fookust, kui seda nagu teada. Nii et kui sa soovid videosid, tasulisi videosid või Reiki e-kursust või kaugseanssi, millel on praegu soodukas, siis võta minuga ühendust. Ja kui sa tahad rohkem numeroloogiast teada ja tahad, et ärataks ka sinul mingid taipamised numeroloogiast alustada kuskil, siis see on väga selline, toob numeroloogias sellise praktilisuse, mitte ainult inglinumbrite tasandil, vaid toob sellise loogilise ja maagilise dünaamika numbrites. See on nagu hea algus, kui sa seal on päris palju numbritest räägitud, kuidas mina sinuni jõudsin ja eks ma räägin sellest veel, see täitsa algne teema ei olegi sinna pandud veel, aga see ongi suurepärane võimalus rääkida selles podcastis, kuhu ma varsti õige pea lähen. Kogu info nendel teemadel, mis ma praegu arutlesin ja teenuste, toodete ja muude asjade suhtes on siin all infos. Kontakt samamoodi. Nii et ole hoitud, ole kaitstud, kohtumiseni.